Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Elevant Edmundi sünnipäev. Postiljon härra Zebra toob Peppa perele kirja. Oi, vaata, keegi sai peokutse. Küllap see on mulle. Siin on öeldud põrsas Priidikule Elevant Edmundilt. Palun tule minu peole. Kas seal pole öeldud Priidikule ja Peppale? Ei, ainult Priidikule. Ma tahagi sinna tobedale titede peole minna. Hallo? See on sulle, Peppa. Elevant Emily helistab. Hallo, Peppa. Sa tahad tulla Edmundi peole kui minu sõber? Oh jaa, palun! Minu emme palub, et oleksime väikestele abiks. Abiks? Jaa, mina võin aidata. Kusti ja Leenu on ka abilised. Oi, tore! Kõik on tulnud Elevant Edmundi peole. Abilised ongi kohal. Tere, proua Elevant! Hakkame siis oma peoga pihta. Kes tahab mängida keerukuju? Jaa, see käib nii. Tantsige, kuni muusika mängib. Kui muusika peatub, tartuge keerukujuks. Tähelepanu, valmis olla, läks. Nüüd hakkake juba tantsima. Sina pilgutasid silma. Oled mängust väljas. Sa liigutasid, Priidik. Oled väljas? Janek ja Edmund on väljas. Salle on võitja. Sa võitsid medali. See on puhtast plastkullast. Emme, keerukuju mäng sai läbi. Kena. Nüüd on aeg mängida pakimängu. Kui muusika mängima hakkab, ulatage seda pakki käest kätte. Ja kui muusika peatub, harutage üks kiht paberit lahti. Tähelepanu, valmis olla, läks. Priidik, ulata pakk oma naabrile. Edmund sai medali. Tee kähku, Janek. Aruta paber ümbert ära. Janek sai medali. Priidik sai medali. Anna pakk edasi. Aeg, Priidik ei raatsi pakki edasi anda. Ei, Priidik, see on Salle medal. Hiigelmõmmik. Edmund võitis. Emme, pakimäng sai läbi. Kena, nüüd on aeg sööma asuda. Oi, abilised on kõik kohad hõivanud. Ärge unustage, et täna on Edmundi pidu. Abilised saavad süüa pärast pisikesi. Jah, me oleme abilised. Palun mahla, palun mahla, palun mahla, palun moosi, moosi, palun juurde. Palju õnne sünnipäevaks, Edmund. Palju õnne, Edmund. Pidu sai läbi. Suur tänu teile, abilised. Tegite tublit tööd. Jah, väikeste eest hoolitsemine pole sugugi lihtne. Mina tahaksin pikali heita. Ja mina tahaksin puhkusele sõita. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. Peppa Pig.
Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Maailma suurim poriloik. Peppa ja Priidiku uneaeg on käes. Nii tihe vihm. Järelikult on homme palju loike, kus hüpata. Tore. Vihm ei saa kunagi olla liiga tihe. Hommik on käes. Poriloigud. Oi, tere proua Part. Mida teie siin teete? Vihm on tekitanud üleujutuse. Meie maja asub nüüd justkui üksikul saarel. Poriloigud siit, ma tulen. Oi, kes kogu selle vee siia pani? Kuidas me nüüd siit välja pääseme? Issi peab poodi ujuma. Sealt tuleb Notsu vanaisa oma paadiga. Oi! Kas pole kena paadisõidu ilm? Jah. Me sõidame poodi, kas soovite ka poest midagi? Joo, palun tooge meile tomateid ja spagette. Tomateid ja spagette. Papagoi Polly kordab alati kõike järele. Polly on meie ostunimekirja eest, kes on meie tark papagoi. Kes on meie tark papagoi? Kas meie võime ka tulla, palun? Hüpake ka pardale. Vaadake, lambadel leenumaja. Me sõidame poodi, kas teil on ka poest midagi vaja? Emme, kas meil on poest midagi vaja? Jaa, meil on vaja lõunaks süüa. Palun üks šokolaad. Šokolaad. Tere, Kusti. Tere, Peppa. Ma olen oma vanaisale abiks. Me päästame rahvast. Täna on selleks lausa suurepärane ilm. Kas teil on poest midagi vaja? Ja vahest ehk ajalehte. Ja koomiksid. Ajalehte, koomiks. Vanaisa, mis poest see veest välja turritab? Allveelaev. Iga mees oma kohale. Ahoi, merekarud. See on jänesetaat oma allveelaevaga. Kenapäev paadisõiduks. Ümberringi ainult meri ja taevas. Neid lugusid, mida ma võiksin pajatada. Kas sul on poest midagi vaja? Ja palun juustu. Juustu. Notsu vanaisa paat on jõudnud suure poe juurde. Tervist! Täna valitseb siin täielik vaikus. Olete päris esimesed ostjad. Äkki see on selle üleujutuse pärast? Jah, kas pole tobe? Tsipake vihma ja kõik istuvad kodus. Mida ma võin teile pakkuda? Pollil on ostunimekiri. Kes on meie tark papagoi? Kes on meie tark papagoi? Aeg, Pollil ei olegi nimekiri meeles. Õnneks on minul meeles, mida kõik soovisid. Just. Tänan, Peppa! Oled tubli tüdruk. Ajaleht ja koomiks. Aitäh, Peppa! Küll on tore, et Peppa poodi läks. Muidu meil polekski lõunaks midagi süüa. Siin on teie šokolaad. Nüüd saamegi süüa, emme. Peppa ja Priidik on kodus tagasi. Nende uneaeg on käes. Ongi juba hommik. Vesi on tagasi tõmbunud, kuid sellest on jäänud üks suur poriloik. Poriloigud! See on küll maailma suurim poriloik läbi aegade. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere.
Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Notsu emme ja see on Notsu issi. Peppa. Töö ja lõbu. On kena suvehommik. Milline mõnus päev niisama olemiseks. Notsu issile meeldib niisama olla. Issi, kas sa täna tööle ei lähegi? Ei, Peppa, täna on ju laupäev. Laupäeviti Notsu issi tööle ei käi. Notsu issi, sa jääd tööle hiljaks. Aga on ju laupäev. Notsu emme, või ei ole? Ei, täna on neljapäev. Neljapäeviti käib Notsu issi tööl. Nägemiseni! Head aega! Vaene issi peab tööd tegema. Sinul veab emme. Sa saad päev otsa kodus mängida. Ma ei mängi. Ma teen arvutiga tööd. Priidik tahab mängida rõõmsat kanaemandat. Priidik, me võime mängida rõõmsat kanaemandat pärast seda, kui mu töö on valmis. Lambaemme ja Leenu tulid Peppale järele, et sõita koos mängurühma. Tere, Peppa! Tere, Leenu! Toredat päeva mängurühmas. Nägemiseni, emme! Tööta kõvasti! Proua Lammas, kas teie töötate või mängite? Minul tuleb täna kõva tööpäev. Ma lähen spordisaali. Mis te spordisaalis teete? Jooksen ja muudkui hüppan hüppenööriga. Emme, see pole ju töö, vaid lõbu ja mäng. Peppa ja Leenu on nüüd mängurühmas. Terekest! Tere, Peppa, tere, Leenu! Lapsed, täna me mängime poodi. Kes tahab olla müüja? Mina! Peppa ja Leenu võivad olla müüjad, kõik teised saavad olla ostjad. Peppa ja Leenu peavad täna koos mängupoodi. Kuidas see mäng käib? Mina võtan raha vastu, Leenu, ja sina ulatad ostjale kauba. Olgu. Koer Kusti on esimene ostja. Tere päevast! Tere, härra koer! Palun mulle pakk küpsiseid. Leenu, kas meil on küpsiseid? Ei ole, aga meil on mängutelefon. Kui palju see maksab? 100 raha, palun. Aitäh. Palun järgmine. Tere päevast. Kas teil leiba ka on? Palun. Ei ole, aga meil on nukumaja. Kas te soovite kotti ka, härra? Jaa, palun. See teeb 1 mündi. Oi, mul ei tule vist rahast välja. Eks siis maksate järgmine kord. Aeg küll on raske töö. On ju. Tere päevast. Palun öelge, mida ma saaksin 1 miljoni ja 1000 raha eest? Leenu, mida meil on 1 miljoni ja 1000 raha eest? Kas porgand sobib? Jaa, palun. Jänes ja Netale maitsevad porgandid. Käes on koju mineku aeg. Notsu issi tuli Peppale ja Leenule järele. Issi, kas sul oli raske päev? Jah, ma tegin väga kõvasti tööd. Meie tegime ka väga kõvasti tööd. Me olime müüjad. Bla, 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 bla. Lõpp. Ja prindi. Notsu emme sai töö valmis. No olgu, Priidik. Vahest me võime tõesti 1 korra rõõmsat kanaemandat mängida. Me oleme selle ära teeninud. Emme, sa teed ulakust. Sa mängid rõõmsat kanaemandat. Priidik ja mina saime oma töö ilusti valmis. Eks ole ju, Priidik? Nüüd on enne töö ja pärast lõbu. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere.
mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Vikerkaar. Peppa sõidab koos perega mägedesse. Kas me oleme juba kohal? Veel mitte, Peppa. Ma tean ühte head mängu. Igaüks peab hüüdma, kui näeb oma lemmikvärvi autot. Minu lemmikvärv on roheline. Ja minul on oranž. Minul on punane. Priidik, mis sinu lemmikvärv on? Inine. Priidiku lemmikvärv on sinine. Nii, vaatame siis, mis värvi auto meile esimesena vastu juhtub. Olgu. Sealt tuleb kass Kompvek oma rohelises autos. Roheline, minu lemmikvärv, minu võit. Tere, Kompvek. Tere, Peppa. Sealt tuleb koer Kusti papi Kutsa oranži puksiirautoga. Oranž, nüüd on minu võit. Tere, Kusti. Tere, Peppa. Veel üks auto. Oi, Leenu, tere. Tere, Peppa. Inine. Just, Priidik, sinine auto, seekord on sinu võit. Mis tobe mäng? Ühtki punast autot pole näha. Üks punane siiski on, Peppa. Kus kohas? Mis värvi on meie oma auto? See on ju punane. Minu võit, minu võit. Perekond ongi mägedesse jõudnud. Päris tipust avaneb erakordne vaade. Olemegi kohal. Vaadake, kui kaunis päikseline vaade. Aeg. Nüüd hakkas sadama. Kuhu siis ilus vaade jäi? Näe, vaata sinna. See on Preili jänese jäätise käru. Tervist, Preili jänes. Tere, Nutsuissi. Palun 4 jäätist. Mis maitsega te soovite? Piparmündi, apelsini, maasika ja mustikaga, palun. Olgu nii. Vaadake, mis mul on. Jäätis? Ja igaüks saab oma lemmikvärvi. Õigus, minul on roheline. Minule oranž. Minule maasika punane. Ja Priidik saab Inise. Nämma, nämma, nämma. Vaadake, päike tuli välja. Ja vaadake, mis veel tuli. Vikerkaar. Peppale ja Priidikule meeldib vikerkaar. Vikerkaar tuleb välja ainult siis, kui on vihm ja päike samal ajal. Ja vaadake, selles on kõik meie lemmikvärvid. Ja, punane ja oranž ja roheline ja sinine. Aga kas te teate, mis on peidus vikerkaare teises otsas? Ei tea. Eks ikka varandus. Kas me võime kohe minna seda varandust otsima? Hästi. Paistab, et vikerkaare teine ots kaob selle künka taha seal. Täna sajab, paistab päike. Vikerkaar teeb oma käike. Vikerkaar, vikerkaar. Punane, kollane, oranž ja rohesini lillakas. Vikerkaar, vikerkaar. Täna sajab, paistab päike. Olemegi kohal. Kuhu meie vikerkaar siis kadus? See kolis järgmise künka taha. Küll on ikka kaval vikerkaar. Kähku, püüame selle kinni. Vikerkaar, vikerkaar. Täna sajab, paistab päike. Vihm jäi järele. Ja vikerkaar on kadunud. Ära kurvasta, Priidik. Mine tea, äkki jättis vikerkaar endast varanduse maha. Ja siin paistabki midagi. Kas sa leidsid vikerkaare varanduse? Ja, leidsin küll. See on ju suur porilamp. See on maailma parim vikerkaare varandus. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. Red and orange and yellow and green and purple and blue. Rainbow, rainbow, it's a rainy sunny day. Peppa.
mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Poni Pedrol on köha. täna on lapsed mängurühmas. Peppal ja tal sõpradel on laulutund. Preili Kukul oli nuku. Vabandust, Preilika sell. Aeg, Pedrol on köha. Pole viga, kohe helistan doktor Pruunkarule. doktor Pruunkaru kuuleb. tere, doktor, siin Preilika sell. Meil on laps haigeks jäänud. rahu, ainult rahu, olen kohe kohal. mis siis muret teeb? Minul on köha. või nõnda? kas kõditab kurgus või ragistab rinnus? Ma ei teagi, aga see käib näete nii. ja millal see su köha algas? Siis kui Preilika sell laulma hakkas. ei midagi tõsist, ainult et Pedro köha võib olla nakkav. Mis tähendab nakkav? kui ühel on köha, võib see ka teistele külge hakata. Kas mul on nüüd rohtu vaja? ainult üks pisike lusika täis. kardan, et väga hästi see just ei maitse. See maitseb nagu vana saabas, kus on moos sees. tänan, doktor Pruunkaru. nägemiseni. nii ma arvasingi, Pedro köha ongi nakkav. koer Kusti ja lambatal Leenu ongi Pedrolt köha saanud. tehke suu hästi lahti. Jak. See mekib nagu vaibamaitseline jogurt. see on nagu lillemoitseline. tublid, et oma rohu ilusti ära võtsite. Kas teie ka vahel haigeks jääte, doktor Pruunkaru? ei, Peppa, mina pole kunagi haige, mina söön iga päev ühe õuna. nägemiseni. Head aega. käes on koju mineku aeg ja vanemad tulevad lastele järele. Emme, issi, mul köha. Doktor Pruunkaru käis siin ja andis meile jubeda maitsega rohtu. Madam Gazelle. Preilika sell, kas te võiksite nüüd meile laulda? aga muidugi, Peppa. Mis Preili Kukul oli nuku, kes kord... aeg. kõik suured on nüüd ka Pedrolt köha saanud. doktor Pruunkaru kuuleb. Siin põrsas, Peppa. Kõik suured on haigeks jäänud. ole mureta, Peppa, ma olen kohe seal. tere õhtust. nii et kõik on siis Pedrolt köha saanud, mis? hästi. võtke ritta ja tehke suu hästi lahti. maitseb nagu munakreem vanade sokkidega. Suur tänu, et meie eest hoolitsesite, doktor Pruunkaru. Aga kes teie eest hoolitseb, kui te haigeks jääte? minu eest ei hoolitse keegi, ma pole kunagi haige. aeg, doktor Pruunkaru on Pedrolt ka köha saanud. olge mureta, nägemist. Head aega. vaene doktor Pruunkaru, ta on haige ja keegi ei hoolitse tema eest. kes see võiks olla? Tere, me tulime teie eest hoolitsema. tõime teile puuvilja. Ja pehmeid patju. Ja siin on teie rohi. see maitseb nagu vaibajogurt kreemi sokkidega. ja nüüd me laulame teile, et te kiiremini terveks saaksite. tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. Preili Kukul oli nuku, kes kord haigeks jäi. 7 korda arstionu neil siis käis. tal seljas oli kittel ja kaasas arstipaun ning selles oli pudel puha rohtu täis. Peppa.
mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Notsu emme ja see on Notsu issi. Peppa. Raamatukogu. On magama mineku aeg. Head ööd, Peppa, head ööd, Priidik. Palun ühte unejuttu. Olgu peale, ma loen siis Punase ahvipärdiku raamatut ette. Kui me loeme seda alati, punane ahvipärdik käib vannis, peseb hambad puhtaks, poeb siis tuttu. No jah, nii see ju käibki. Kas me võiksime lugeda mõnda muud juttu? Sinine tiiger, roheline ämblik, oranž pingviin. Ja mis raamat see veel on? Betooni imetabane maailm. Ma olengi seda taga otsinud. Kas see on sinu raamat, issi? See raamat on mul raamatukogust. Mis asi on raamatukogu? Selline koht, kus saab raamatuid laenata. Kui raamat on läbi, viid selle sinna jälle tagasi. Notsu issi unustas selle raamatu tagasi viia. See on mul tõesti päris pikalt käes olnud. Pole viga, eks homme viid tagasi. Nüüd on igatahes uneaeg. Pärast seda, kui issi on siit ühe jutu ette lugenud. Siin pole seda sorti jutte, Peppa. Palun, issi. No, olgu. Betooni imetabane maailm. Betoon on ehitusmaterjal, mida valmistatakse liivast, kruusast ja tsemendist. Esimene peatükk. Liiv. Peppa, Priidik ja Notsu emme magavad magusasti. Käes on hommik. Peppa on koos perega raamatukogus. Kui palju raamatuid! Kus, Peppa? Raamatukogus tuleb olla vaikselt. Miks? Sest siin käiakse lugemas ja selleks on vaja vaikust. Järgimine palun. Preili Jänes on raamatukogu hoidja. Tere, Notsu emme, kas tulite raamatuid tagasi tooma? Ja Preili Jänes. Väga tubli. Miks see masin sedasi piiksub? See kontrollib, ega te pole ulakust teinud ja mõnda raamatut liiga kauaks enda kätte jätnud. Ma kordan, et see on mul küll pisut kauemaks kätte jäänud. Olge mureta, Notsu issi, nii hull see asi nüüd ka olla ei saa. Eldeke, Notsu issi, see raamat on teie käes olnud 10 aastat. Siin tulakad. Vabandust, Preili Jänes. No pole viga. Nüüd võite laenutada uue raamatu. Preili Jänes, kas meie Priitikuga tohime ka mõne raamatu laenutada? Jaa, lasteosakond on siinpool. Vaadake. Haljad, lilled, kaunid kleidid. Tere, Peppa. Tere, Kusti. Mina loen raamatu jalgpallist. Tere, Peppa. Tere, Leenu. Ma võtan raamatu arstjõdedest. Priidik valis raamatut dinosaurustest. Dinosaur. Vaadake, mis mina leidsin. Uued seiklused betooni imetabases maailmas. Ja siin on Punase ahvipärdiku raamat. Ainult mitte punast ahvipärdikut. See on nii ka. See on hoopis teine lugu. Mine tea, ehk on see põnev. Ei ole. Elas kord Punane ahvipärdik. Ta käis vannis, pesi hambad puhtaks ja pugesis tuttu. Oo ei, ta hüppas kosmoseraketti ja põrutas kuu peale. Ja siis ta pidas dinosaurusega pikniku, sukeldus merepõhja ning ronis kõige kõrgema mäe otsa. Oli seevast üks tegus päev. Lõpp. Loe veel. Me võime seda laenata ja kodus uuesti lugeda. Aga mina tahtsin laenata selle raamatu. Või hoopis selle. Sa võid laenata lausa 3 raamatut, kui sa soovid. Ainult ära unusta neid õigel ajal tagasi tuua. Jah, Preili Jänes. Ja teie peate ka meeles pidama Notsu issi, et oma raamatu õigel ajal tagasi tooksite. Ma hoolitsen selle eest, et Notsu issi seekord ei unustaks. Jah, Peppa, selles ma olen päris kindel. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harja Toompere. Peppa Pig. Peppa Pig.